tere tulemast taas saatesse Vabaviskajad või nagu ei ole nagu teie tule siia saatesse, selles mõttes meil tuleb saatesse tegelikult ju kes? Mait Malmsten. Mait Malmsten, jah. See on üldse valesti alguses, et tere tulemast saatesse. Tere tulemast kuulama, vaatama saadet. Teie ei ole siin. Jah, teie, kes te seal kodudes vaatate või autos rollite või... Selles mõttes kuulake saadet, miks? Miks, sest et meil on Mait Malmsten tuli meile külla. Aga miks ta tuli meile külla? Sest et on väga suur film, jõuab kohe kinno 23. september, nimega Kalev. Kalev, ja keda mängib seal Mait Malmsten? Ma tõstin siin praegu su nimemälu. Jah. Salumetsa. Jaak Salumetsa. Jaak Salumetsa, ehk siis Kalevi koondise peatreener on või lihtsalt treener või? Nüüd on ikka Kalevi koondise põhimõtteliselt hing ja süda, kes need mehed kokku pani ja võiduni viis oma karmide ja vähem karmide meetoditega. Igastahes vaatame, mida Maidul meile öelda oli. Alati ei olnud see palju. Jah, võib-olla mõni on siuke napisõna. Jah, ega ei võibki olla. Ja võib-olla see ongi see koht, kus allfilm vaatab, et miks me Mattiase ja Kaarli võtsime sellist asja üldse eest vedama, kui meil läheb Mait Malmsten sinna istuma. Ja et miks ei oleks võinud võtta näiteks Anu Välba? Jah, oleks nagu reaalselt sisu saanud võib-olla. Aga see selleks. Meil oli tegelikult lõbus. Jah. Me üritasime ikkagi jõuda Maidu südamesse ja äkki me kuhugi jõudsime. Ma arvan, et sul vist on ta number nüüd olema. Sul on ka ju? Jah, vist peaks olema. Jaa. Igastahes suurfilm Kalev, saatesari Vabaviskajad, külas on Mait Malmsten, kes kehastab Jaak Salumetsa. Mis saade see üldse on? Sellises vabas vormis vestleme veidi filmist, veidi elust niisama. Nii kui nüüd läheb toppi igale poole rääkima, ja siis kui palutakse hommikanuga kindlasti tuleb ära. Peate koos õhtusaates korvpalli viskama niikuinii, et jah, olime filmis ja... Siin üritame lihtsalt nagu poole läheb umbes. Tunniga peame hakkama saama. Maks. Siia istame? Jah. See on aprillidega olla või? Ma ei. Teeme see ilma, jah. Sul on pohmell või? Sul on pohmell? Jah. Ongi või? No siis on eriti hea ju. Siis võta väga isilt nagu. Ma teen äkki oma podcasti osaga ära, siis mul on podcast nimega Pohmellipäev. Me teeme äkki niimoodi 2 osas siis. Kiirelt üks utsust. Siis võta, mis öeldakse, nõjatu taha ja lihtsalt naudi oma Pohmelli. Katsu mitte magama jääda. Tere tulemast teile saatesarja siis Kalev Vabaviskajad. Kalev Vabaviskajad, tutvustusring sulle. Mait Malmsten, mina olen Maites Naan, kui sa ei mäleta. Filmis olime koos, ma olen ka veidikene näitleja. Ja siis kõrval on minu parem käsi ja minu isiklik soojendaja üritustel Kaarel Nõmmik. Tere, väga meeldiv. Tere. Meil on siis formaat, räägime filmist Kalev. Võib-olla paluti, et räägiks nagu filmist enamasti, aga üldiselt juhtub nii, et me 15% on filmi jutt. Hove rääks niikuinii 2 tundi. Jah, Hove rääks täis, et kui kuskil läheb liiga lappesse, siis paneme. Aga ma ikkagi alustuseks, soojenduseks küsin ära. Sinust suhe Kossu enne seda filmi protsessi algust? Soe ja sõbralik. Ma olen käinud lapsepõlves väga paljudes trennides, lugematutes, aga välja arvatud korvpallis, aga see on ainuke asi, midagi ma praegu tegelen. Käin Kossu mängimas. Käid, jah? Vanad sa oled? 49. Põlvedele annab tunda kõik või? Ja neid on lõigatud küll, jah. Ongi, jah? Ja. Aga seda on ka tehtud, või mis oli see? Ei, seda ei ole tehtud, aga näed, klassikalised korvpalli asjad on ikka kõik juhtunud, kõik hüppeliigesed ja ristatid ja ma ei tea, mis need siin veel on. Meniskid. Aga mis need, teine on veel, kus võib jala mõnusat ära tõmmata, kui nagu hiljem alustada, tennis vist on ja seal on ka niimoodi küljelt küljele nagu teed neid äkilisi asju, siis võid siit lihtsalt. Väga võimalik, et see nii on, jah, võtta unustasid telefoni sisse. Poldi hull. Pool sommi. Jah. Aga mänge, vaatasid neid Kalevi võidu neid kuulsaid lahinguid koha peal või telekast? Kurat, ühel mängul ma vist olin isegi kohal, aga vist telekast vaatasin enamasti, jah. Sinna ei mahtunud kirjati sisse mäletamist mööda. Mait, mina olen sulle, mul tuli meelde, et ma olen sulle tegelikult ühe e-maili kirjutanud. Loen selle ette ka.
Pole midagi piinlikku, nii. 1. detsember 2014. Tervist, saadan stsenaariumi sketšile Telerahva vaenlane. Proovin teid kohe ka telefonitsi kätte saada ja veidi rohkem rääkida. Kui see juhuslikult ei õnnestu, siis saadan detailsema emaili järgi. Nii, oota, ma vaatan 17.34. Pool tundi hiljem kirjutasin järgmise emaili. Teile helistas hetk tagasi number 55234. Blablabla. See olin mina, Mattias. Saatsin just ühe sketši stsenaariumi ning väga-väga sooviks teid sellesse osalema. Saan kindlameelselt öelda, et see ongi teile kirjutatud. Loodetavasti on teil aega see läbi lugeda ning kui asi pakub huvipinget, siis suhtleksime edasi. Kirjutan juba igaks juhuks ette ära, et võtted jaotaksime 2 päevale 11.12. detsember või 12.13. detsember. Režissöör on Jana Aronia ja tootja on Propaganda. Kui teie vastus on konkreetne ei, mis oleks ka väga tänuväärne, siis sooviksin teada ka teie nii-öelda tingimusi osalemiseks. Suur aitäh ja vastust ei tulnud. Kas sellest mängis Hukivi? Jah, lõpuks läks Hukivile. Ma mäletan üks meili üldse. On sul ikka, ei ma ei hakka kõvalega lugema üle ette, mis või meil on. Äkki saatsidki valele inimesi. Aga sul on männekas ka või? Mis asi? Manager? Ei ole. Agent? Ei ole? Aga sa peadki ise nagu vastad, et ma ei taha, et reklaami. Tuleb välja, et ei vasta. Okei, no siukstel ei vasta üldse. Ei, no vastan ikka, ma ei tea. Mis see kurat, Mattias Naan 2014, nobody. See oli umbes nagu Mattias Naan 2024 aastal. Kuhu ma tagasi maantun. Ei, mis nobody, mis asja. Ma ei tea, ma ei kuidagi 2 silma vahele. See on tegelikult okei, sest ma olen ka siin väikest viisi näitleja ja poes vahel küsitakse pilti on ju, et kõigile ei peagi vastama. Et kui saad mingi pakkumise emailile, siis mina olen täiesti selle poolt, et kui saad pakkumise ja tegelikult see üldse ei koti juba esimesest lausest näed, siis jumal okei on mitte vastata lihtsalt. Kui nad väga... Ma tõesti vabandan, ma tavaliselt ikka püüan vastata. Okay. Ma ei tea, kuidas. Ma ei oska seda kommenteerida. Seda on kaasa välja ei tõmba. Kahetsusväärset juhtumit. Aga Salumets, ma nägin seda saadet, mis oli see Ringvaade, kust näidati mingit lühikest klippi, see oli selle raames, et 20 aastat mängust oli ju. Ja Salumets nägi seda klippi, kus sa seal näitled. Parafraseerin, et ta üritas maksimaalselt, aga ma parafraseerin, oleks võinud minuga rohkem rääkida, aga vandumine tuli päris hästi välja. Palju sa Salumetsaga kokku said siis ikkagi enne? Ei üldse ei saanud. Seda ta ütleski, et oleks pealt rohkem. No jah, ei tea, mis kasusest oleks olnud. Ta niikuinii ütleb, et kõik on valesti. Aga ei me vaatasime mingid intervjuusid, vaatasime, mis ta on andnud ja natuke püüdsime seda, või püüdsime, Ovega olemat seda natuke analüüsida, mis ta võib olla, aga lõppude lõpuks see on ikkagi kuradi filmitegelane, mitte päris inimene. Sest ega seal ju need teised tüübid, kes mängivad neid korvpallureid, et seal nad ei ole ju ka mingisugused 1-1 Kuusmaad ja Sokud või lihtsalt selle nimelised tegelased. Et selles mõttes polnud sellest nagu väga ei surunudki seda väga, et ta peaks ilmtingimata täpselt olema, ma ei tea, näosaate tegelane mingisugune täielik kuradi koopia. Jah, oleks saanud kokku Salumetsaga, siis ta oleks äkki kuskil oma elutoas näidanud vist, kuidas täpselt pintsaku õlma alt peab pöial minema ees või Aga mina mäletan lapsena ikka Salumetsa, kui ikka eriti retsi tegeles teleekraanilt. Nagu siuke jõhker õiendaja ja müliseja, kui palju sa ennast üldse ära tundsid, siis tegeles. Ma lihtsalt meenub ka Dolfini James. Et kuidas ta rääkis, et ta pidi vist 10 aastat kaua see võtteperiood oli sopraanasid tegema. Et kuidas see sõidada tegelikult ennast seest, et ta ise nii nagu malbe tegelane tegelikult, kaisukaru, et sina Salumets, kui palju üldse on mingid? No tõenäoliselt ei ole midagi väga erinevat vist. Aga seda annab äkki mängimisega kompenseerida kuidagi. Et ega ma ei kujuta, et ei ole muidugi, mis erinevad inimesed muidugi täiesti. Aga palju see vunts oli su enda oma või? Ei, see ka ikka kleebiti. Oli jah? Ja. Kurja päeva nähti kogu aeg. See hakkas ära ka tulema ikka pidavad või?
no eks sellega tegeleti küll palju jah, sest mul on see jama ka, et ma ei kannata ju liimi, et seal männivaigu allergia selgub, mis on kõikides liimides sees. See on päris asi või? Männivaigu allergia? Jah, tehti mingi test kunagi, lihtsalt seepärast läheb, ei ärritub nahk meeletult selle liimi peale. Meil on teil igale külalisele kingiks on pudeli täist männivaigu. See me siis sulle ei anna. Okay. Aga kuidas sulle... Ja et sellel liimimisega nähti palju vaeva, seal mingid eriliimid olid ja liimiti, puntsi liimiti. Aga kuidas kas sul mokk higistab ka või? Mokk higistab ka. See aitas ka nagu kõik teised kohadki. Mokk nagu siin nagu. Jah. Ma ei tea, mis on mokk. Tagumine mokk on ka. No ei. No, olen, mis... Jah. Nii, mina olen teie mõlemaga sattunud autosse. Kaarliga olen autos veidi tihemini kui sinuga. Sinuga ma olen paar korda ühe projekti raames sattusime ühte autosse aega parajaks tegema. Teil mõlemil on läbiv joon ja samasugune huvi on teil uudised. Et kui uudised lähevad käima, siis läheb volüüminupp niimoodi valjamaks. Et mis on siis ikkagi Eesti mehel ja uudistel sellist, mis neid tõmbab? Väga huvitav küsimus. Räägime siiski veel filmist Kalev, aga lihtsalt vahepala. Jah, uudiseid on ju ikka vaja teada. Mis toimub, noh. Aga sina olidki see ju, kes läks sinna Riigikogu ette see, et mis on pildil valesti? Ei, see oli Mari-Liis Lill. Kurat, ma olen kogu aeg sõksi. Aga tegelikult mille ma tahtsin öelda, et sa väga palju poliitikast nokka ja mokka lahti ei tee, et see on taotluslik, jah? Ei ole taotluslik, aga keegi pole väga küsinud. Ei lihtsalt ma olen täheldanud, et ikkagi näitajad tahavad nagu rääkida ikka kuidagi kaasa ühiskondlikel teemadel. Poliitikasse sind pole kutsutud. Isegi on vist, aga mingitesse erakondadesse, aga ei ole. Mulle tuli ükskord kirjutati ühest erakonnast Messengeri. Ma ei nimesid nimeta. Joe, kuule, et meil oleks mingi tuntumaid nägusid vaja. Ma ütlesin, miks mina üldse, ma ei ole nagu tuntudki väga, aga et tule meie erakonda, et me otsime praegu. Et ma olen, nagu olen otsustanud, et ma ei lähe ühtegi erakonda, aga jõutud tööle, siis oli Anu Saagim võetud. Ma ei nimeta, mis erakond oli, aga tegemist on värviga seotud erakonnaga. Nimetuses. Okei. Mind kutsuti ka ühte erakonda, aga seda veel ei olnud. Ja see oli mingi peaäftekal nagu backstage'is üks siis isik, kes on poliitikas siiamaani, tuli ligi ja ütles, et ma just hakkan tegema uut asja. Mul seal praegu, kus ma praegu olen, seal mul üldse ei meeldi, aga ma teeks uue asja, võtaks lahedat tüübi, et kas sa tahaks ka tulla? Pole jõudnud kuskile. Kui tihti sul tullakse sellise jutuga? Ei tulda tihti. Ei tule? Okei. No, selge siis. See on võib-olla tobe küsimus on ju. Kas siis, kui sa esimese mingi suurema sarja või filmi rolli said, on ju? Mäletad sa, kas sul oli mingisugune väike siuke elevus sees, kui esimene palk tuli, aga sa ostsid endale midagi sellist, mis on nagu meelde jäänud, et see oli mu esimese mingi, ma ei tea, sinikaela või mis see esimene, et selle raha eest ostsin omale mingisugused uued kojamehed või mida osteti sellel ajal, ma ei tea. Sinikaela ajal ma arvan, et siis osteti Nokia 3110. Jah. Väga võimalik, et midagi sellist, jah. Ei need rahad on ju pöörased, mis filmidest saab, et selles mõttes valik on meeletu lai, mida saab osta selle raha eest. Nutikell näiteks. Jaa. Aga ei, ma mäleta midagi. Ma mäletan, et esimene oli Vikmani poisid oli üldse, mis peale kooli kohe oli töö ja seal oli 80 võttepäeva. Päris raju. Kes see režissöör oli? Vilja Palm. Ja ühe võttepäeva tasu oli vist 100 krooni, nii et ma sain kokku 8000 krooni. Ossa rais tolle ajal. Ja see, ma ei tea, ta ei olnud palju, aga see tööd oli ikka hüppeliselt rohkem, kui seda raha oleks võinud olla. Et tegelikult oli see selle suure töö eest, ei olnud nii väga suur. Süsite pärast kõik, samas paaris, kus te käisite joomas seal, vaata selle, mis seal tädi nimi oli? See aiakohvik nii-öelda, kus teile Anti Puskarit andis teile see kohvikupidaja salaja Pikmani poistele. Et te seal pärast tõite mehukatite Royalit äkki.
seal puhvetis me ei joonud vist. Aga sa ei joodud kunagi mehukatit? Jaa, mehukatit ja Royalit. Mis see Royal oli? Royal Beeritus. Okay. See on, ma ise pole nii vana, aga mul on sõpru, kes on kohutav kokteil, aga maitses hästi. Toimis. Kursa lõpupidu minu meelest oli meil, kas Royal, kas lõpupidu, aga mingid peod lavakas, siis oli, siis minust ei olnud seal vahepeal üldse vist napsu saada, pidi mingi kuradi kaartide eest või talongide eest vist saama. Rohelised kõned, jah. Ja kell kuskilt, ma ei tea, tutvuste kaudu said selle Royali ka veel kätte üldse, ja et sellegi said. Nii raju aeg. Aga ma mõtlengi just, huvitav ongi see, et filmi tegevus toimub 90-91 on ju. Ja siis praegune aeg ja me oleme seda mõned küsinud ka, et mis on nagu selle filmi tähtsus siin nagu 2022. Miks seda filmi on vaja vaadata või näidata inimestele? Ega ma ei oska öelda nii, miks võib-olla on nüüd põhjuseid mitu, aga ma arvan, et see on lihtsalt ju äge sündmus tulla viimaseks Nõukogude Liidu meistriks. Lihtsalt kuidagi ajalooliselt huvitav. Ja eks ta oli nagu suur tegu ka ja ma arvan, et mingisugusele rahvuslikule eneseteadvusele aitas see kõvasti kaasa, mingisugusele sellisele seljasirgu ajamisele. Oli see vist tublisti abiks, ma arvan. Ma arvan, et see on põhiline pauk. Go out with a bang, nagu öeldakse. Ma lihtsalt mitme inimesega siin kuidagi tundus, et nagu mingi praeguse aja sündmuste kuidagi valguses ka, et see kuidagi jälle on mingisugused, see Nõukogude Liit, sündmused Leedust tollale ja kuidagi see nagu veits, ma nägin seda vesimärgiga versiooni, ma ei saa vist pole veel näinud ka seda, ma tegelikult vaatasin kiiresti üle enne neid intervjuusid, tahaks kinos suurelt näha, aga lihtsalt nagu veits kõhedust ikka tekitasid mingisugused momendid seal ka, mis nagu praeguse ajaga veits nagu sarnasusi on. Ja. Meil on siin läbivalt nii, et Kaarel nagu räägib päris asjadest ja siis ma triivin teema kohe jälle triviaalsetele. Et meil käis see kostüümi kunstnik siin ka. Temalt ma proovisin saada vastuseid, et palju ta nagu kaasajastas riideid, sest et mul on kana kitkuda 80-ndate viigipükstega, mis on 80-ndatest, sest ma sain alati noorena sain mingisuguse vana onu, mingid sõjaaegset, mingid ülikonnad, pintsakud, mis vooder oli. Et kas sul oli, anti sulle nagu mingi originaalaja mingid viikarid ja pintsakud ja triiksärgid, mis Kujutan ette küll, et nad võisid sellest ajast pärit olla, aga ma ei ole kindel, et see nüüd nii tähtsam oli, aga kas vaadata lihtsalt, et oleks parajad ja näeks head välja või õiged välja. Ja, aga mugavuse osas ei olnud seda, et nagu kaua ma pean olema siin, et... Ebamugav küll ei olnud. Kuidas sa mõtled praegu, et sa olid treener seal filmis on ju? Siis sa pidid noorte nagadega tegelema ja praegu sul on kodus on noor sugumürsk on ju. Enam ei ole kodus vist on ju. Ajasid välja ikka. Ja kas noorus on nukas või? Kas noorus on nukas või? Ei, ma oma poegade pealt vaatan, et on väga hea kõik. On jah? Ja ma just, siin on teemaks tulnud ka see Kalevi relevantsus täna. Okei, sul on vist vanemad pojad juba on ju, aga et noored on paksuks läinud, trenni tehta enam on ju, kõik istuvad telefonides, et sellepärast peaks seda Kalevi filmi näitama. Ja siis ma nagu mõtlesin, et kas noorus on, kuidas tundub nagu vanem, mina vaatan küll praegu juba vahepeal seda, et ma ei ole enam nii või vana juba veel, aga lihtsalt paksud on küll. On vaatad, paksa poiss on terve linn täis On ka või? Jaa. Aga ma olen vaadanud seda ikkagi, et Aga Karlile läheb see meelde, sest ta nagu et öeldakse, et kui sa tahad midagi hästi meelde jätta, siis tekita endale mälestus. Ja siis kui ta paksu poissi näeb, siis ta karjub ta peale ka veidi, et tekiks mälestus. Sest ma olin ise ka väike paks poiss kunagi, aga ma oleks praegu, ma oleks täielik kilu. Ma olin siis nagu mõnitati paksuks, ma ei olnud eriti paks. Enda mälu järgi. Sisest, panen pildi. Aga praegu nagu ma vaatan, väiksed poisid on tõenäoliselt keskealised pereisad nagu. Väga palju. Aga okei, ma ei vaata väikse poisse liiga palju. Mingid küsimused, mis mul kindlasti huvitasid. Ma googledasin sind ja sa oled väga hästi suutnud meediast tegelikult teemal hoida. Respekt. Ei mulise palju, on ju. Ei võta sõna, ei räägi, ei ole pere kodu kaane peal kogu aeg, on ju. Siiski
Nad on välja uurinud, et sa oled üks rikkamaid näitlejaid Eestis. Naad, see hoomamatu mingi. Dividendide kohta infot ja värki on ju seal, ma ei hakka numbreid lugema praegu, need olid mingi mõne aasta tagused infot ka, pluss nüüd on Kalevi miljonid tulnud juurde sinna ja kuidas kandid raha kõige paremini? Nagu lihtsalt, et kuidas välja võtad nagu? No et meie tegeleme selle sama asjaga. Ja, meil on kinni raha. Jah, et ei saa nagu lihtsalt, palju sa kannad kuludesse igast asju. ja siis me helimeestega, meil oli Matis Rei enne sind. Me andsime talle nõu veel, et kui sul on nagu vaja originaal Fordi heli on ju Mustangi, siis ostad selle. Ja salvestad kodus ära ja pärast sõidad, paned nagu kuludesse. Kuidas sa ise, on sul meile mingid nippad ja kuidas nagu? Ei ole mul mingid nippe anda. Firma tegeleb nende asjadega, millega mina ja. Aga prillid näiteks, need päiksekad, need on ju tegelikult, saab ju kuludesse panna. Jaa. No võt, ma ostsin Bardlist täiesti kuludesse. Ma just tegin ühte prillipoodi firmakonto, sest mul on ka vaja läätsi iga päev. See on ju ka ju kulu. No ongi nii. Muidu aga kas ma peaks siis tegelikult ausalt logi pidama, et ei, need on mul nüüd iga päeva läätsed. Et mul 2 karpi, üks on firma raha eest osta. Prillipäevik. No ma tegelikult tegin pool tundi tööd ka. Kas sul juuksuskäigud on ka paned kuludesse? Jaa. Super. Ei, ma tahtsin lihtsalt kinnitust endale, et ma nagu teen õigesti. See põhimist oli nagu. See on õige. Nii? Kas sina pead, on sul keegi kutsunud su mingisse rolli ja siis öelnud sulle, et aga tule siis castingult ka läbi, et vaatame su kaamera ees üle. Või pigem on ikka nii, et kui nad pakuvad sulle, siis nad teavad juba, mis tuleb ja mingid sihukest, et lähed sinna kuskile käsi näitama ja hello, Mait Malmsten from Estonia. Ja nii ja naa. On jah. Mõnikord on täitsa õnnestunud ka nii, et kutsutakse lihtsalt kohe rolli. Aga ma ei tea, enamasti on vist pigem ikka kogu aeg mingi casting vaja teha. Okay. Eks nad seal mängivad seda passianssi, nende laovad seda kombinatsiooni kokku, mis see on üsna tihti nii. Või teesklevad, et neil on mingi kahtlus, et me veel ei tea, tule ikka seda ma ei tea, valgest ruumist läbi. Ja siis saada mõõdud ka, aga sa vist saadad dublandi on ju, et kui on kostüümi testid, et siis sa saadad, et mine. Ei, ma saadan mõõdud ikka. Aga Anderson läheb. Mine käi ära. Aga palju on okkaid hinges ka, et on ilma jäetud asjadest, rollidest? On ikka kahju mõnest korrast olnud, aga mäleta neid enam, aga on olnud. Üldiselt on see õudselt tüütuse castingu värk. Raske ja imelik ja ebamugav olukord ja igavene jant on sellega. Ja, mängi õhu. Ma ei tea, kellele see meeldiks. Aga kas see ongi, mina ei ole käinud kunagi, aga kas ongi umbes, ma teilt küsin, et nagu see jälle koolipoiss uuesti. Et nagu siuke poisike tekib siuke. No ja, eks seda ka, jah. Ja pluss need castingu, need praktikandid tihti on sellised hakkamistäis noored inimesed, kes kuidagi tahavad ennast alati kehtestada, nii et ma tunnen ennast küll alati madalam kui muru, kui ma lähen. Isegi kui on mingi 19-aastane tüüp, kes hoiab kaamerat või naine, ja siis on ikka nii, et mis sa tahad, et ma teeks, ma ei tea. Ja siis nad näid, mine sinna, see on see, ta teab, tal on mingi 20 inimene tal päevas, võib-olla tal on nagu nii motoorselt see paigas. Veider, väga veider on see. On veider, jah. Nõus. Kas vahepeal, no jälle meedias, ma jälgin ikka meediat, nagu ma ütlesin just uudiseid, aga ma jälgin ka kollast meediat, oli juttu, kas oli sinu mingid need testiiklid oli täiesti mingi teema, on ju, mis jäid sinna saunalava vahele. Oli, on ju? Olid sinu? Mida sa küsid praegu? Ei, ma üritan meenutada, ma ei leidnud seda. Kas see need munandid, mis saunalava vahele jäid Genka või sinu omad? Need pidid minu tegelas omad. Ei, ma tahtsin küsida, kaua Krimmitoolist läks selle jaoks. Või võetis need jäljendid? Üldse ei läinud Krimmitoolis aega. Need olid silikoonist. Ega nagu kui võetakse seda, ma ei tea ju, ma olen filmivõrras inimene. Kas see nagu see vormi võtmine või see oli nagu... Tehti 10 korda suurem. Ma ei tea, kust filmikunstnikud need võtnud olid, aga kuskilt nad ilmusid nendega. Aga sulle ei antud valikut ette, et nii, Mait vali välja, millised kõige sarnasemad on. Ei, ma olin kohe nõus. Mulle kohe meeldisid. Ei sobib.
kõik, mis nagu torkavad silma selle otseses mõttes, need sobivad. Ei, see väga... Kas saaks veidi pringimaks, et on mingi asi, mis on nagu täiesti teistmoodi Kalevi filmivõtte puhul, mis jääb meelde nagu mingi mälestus. Vist ei ole midagi väga teistmoodi. Lihtsalt äge oli teha tegelikult seda filmi. Ja kuna mulle tõesti korvpall endale meeldib ka ja jälgin teda igat pidi neid Euroliigasid, NBA-sid ja koduseid tegemisi ka, et siis oli lihtsalt kuidagi nagu auasi selle mängu sees olla ja selles filmis osaleda, et ma olen väga õnnelik selle üle, et ma sattusin sinna filmi. Et see on mul selline positiivne nagu jääb mu ellu positiivsena meelde, et ma sain seal osaleda üldse. Aga kui keegi kutsub sind nüüd, kui film on väljas, on ju, keegi kutsub sind mingisse saatesse, päris saatesse, mitte nagu see, ütleb, et tuleks siis sina, Mait, ja meil on Salumets ka tulemas. Et kas ütleksid, et ei, aitäh või läheks ja vaataks, mis ta sulle seal otse eetris räägib? Ega no, nagu sa siin tabavalt enne märkisid, et ma olen püüdnud meediast eemal hoida, eks ma põhimõtteliselt üldse hea meelega ei läheks sinna saatesse, kas seal on Salumets või ei ole, see ei olegi nii tähtis. Okay, aga kui see ilmtingimata peab juhtuma, siis muidugi, palun. Suut puhtaks saade, Kalevi eri, Urmas Aina. See on minu Urmas Aina, see... kõik on naernud. Näitlejatele meeldib see, sina ei saanud aru sellest või sa oled ka naernud, sa ei saanud aru, et kus see sarnasus on. Aga... see on mul lihtsalt mingi 50 kord. Aga siis on nii, et me peame lihtsalt meelde, et Mait, kui me su kunagi kästime mingisse filmi, mis me kirjutame, siis põhimõtteliselt sinna PR-rongile teda ei saa. Ehk et nagu see power, mis su nimel on, piirdub siis tõenäoliselt ainult plakatiga, et kui on nii, et meil oleks nüüd 2 kuud vaja, et sa käiks igas podcastis, mis Eestis on, igas saates. No igas on selgelt palju, aga mõnes ikka tuleb käia. Meil on suur au, et sa siia viitsisid tegelikult. Ma arvan, et seal oli mingi all filmi väike käesurumine, väike nõgest mäletad. Viimane osa makse on veel tulemata, et käid poiste juures ära siis. Aga Mait, kas sa oskad öelda, kas sa mõnes Eesti filmis pole olnud ka? Oskan küll öelda. Mis esimesena pähe tuleb? No kurat, näed, Tõde õiguses ei olnud. See oli üks Võigemast võttis ära. Jaa, Võigemast võttis ära selle. Oli päriselt see nagu... Ei olnud. Ma just lootsin, et see oligi see okas hinges. Ega ma ju ei tea, võib-olla kuskil kulisside taga veeretati ja mängiti igasuguste nimedega, aga ma ei tea küll, et see nii oleks olnud. Meil on selline segment, mis on nagu veits mänguline, et nagu saaks pulli ka, nagu me ajasime vaata siukest hästi konstruktiivset ja nagu teoreetilist ja ainult filmi teema. Ja meil on segment lisaaeg. Tegelikult ei ole mingi võistlusega midagi, meil on lihtsalt nagu butafooria. Kuna ma olen sinu fänn, mitte fänn, oma vale sõnas, lihtsalt nagu meeldib. Tuli hingeline austaja. Ei, ma ei ole fänn, ma ei ole ühegi Eesti näitleja fänn, ega üldse välismaa ka. Aga lihtsalt olen jälginud, veri, kõik need asjad, lapsest nagast peale, kasvanud üles sinuga. Eesti nagu sarjade siuke vana kala on ju. Eestis on sarju päris palju tehtud. Siis me loeme lihtsalt enda sünopsiseid mõnest sarjast ja sa pead ära arvama, mis sarjaga on tegu. Viitsid mängida midagi? No, alusta. Nii. Selle sarja lühikirjeldus Naani ja Nõmmiku sõnastuses. Hinnatud näitleja, lavastaja ja filmirežissööri pensionifondi kokkukogumine. Väga hinnatud isegi. Väga hinnatud. Et millise sarjaga see seostuks mulle? Et mis see, jah. Seostus, jah. Jah, just seostus on hea sõna. Et režissöör nagu kogub endale sellega natuke pensioni kõrvale, jah. No ma ei tea,
Toomas Kirss on see on natuke eksitav. See on ühesõnaga, see ei ole isegi sisu. Oli endale hästi kogunud. Pigem ma annan vihje. Eesti kõige läbi aegade üks hinnatumaid režissööre. Ja see oli tema elu viimastel aastatel, tema üks põhirolle. Ja paljud teavadki teda sealt. Kingsepana. Kingsepana. Mis sarjaga tegu võiks olla? Kingsepp oli see Kaljo Kiisk ju. Õnnes, jah? Jah, Õnne 13 täpselt. Aha. Sest isegi mina ei teadnud, et Kaljo Kiisk, siis kui ma sattusin filmikooli alles, siis hakati mulle Jüri Sillart näitas mingit filme, et Kaljo Kiisk on nagu ma ei taha Õnne 13 maha teha, aga päris asju teinud. Ja ikkagi nagu väga proper mees. Ei no see Eesti kanal, tead seda on ja, mis praegu ikkagi. Seal ma olen... Ja jube head veri ja kõik need on seal. Ja siis Õnne 13 näitas ka või näitas lihtsalt ja siis ma mõtlesin, kuidas me ennast kõik ära ei tahtnud nagu selle lahest, kuidas see nii rõve oli kõik nagu. Ja me elasime sellest sees nagu kõik oli okei. Mehu katti, Royali piiritus, paljaste naiste plakatid, elutoa seinal. Jumal okei. Maaja kalendrid, köögis. Ja see oli kõik täiesti okei nagu. Nii, ma loen ka ühe. Kas sa arvad ära, mis see on? Kertu Rakke ja Mihkel Ullmanni kirjutatud sari, mille tipphetkeks oli perepoeg Steni lahkumine uksest välja, et võtta sõbralt üks asi ja naastes olla poole lõhema soenguga. See on huvitav lugu, aga see oli vist, ma kardan see kodukeset linna või? Täpselt. Mis see huvitav lugu oli? Ei see oli, ma rääkisin. See mul ei eluks ajaks jääb see meelde. Sten ütleb sellele Papskule, kes oli see Martin Weinmann. Ma olen Tomilt võtmed, siis läks ukse taha, siis oli näha see stuudio vari, vaata siukese stuudios kohmitsemine. Siis oli korraks Martin Weinmann loeb ajalehte, siis Ojar tuleb sisse tagasi. Siilisoeng on peal, oli täiesti tavaliselt uksed. Sekundiga, sai võtmed ja... Läheb koduuksest välja, mingi statiiv on ees. Ja selle sarjaga, kui ma käin vahepeal TV3 maja juures, siis mulle meenub, et kõik, terve linn oli TV3 see Paldis Krein, mis on see Peterburi maanta maja ümbrus, kõik Sten, kõik asjad. Ma lähen linna korra, see lihtsalt puu juures, tšaupa. Jälle tšaupa. See oli, ma mäletan, kui ma essat korda läksin TV3 maja ja see oli ka nii, et see on kõik siin. Nii, siin on kord. Nii. Mis seriaaliga on tegu? 6 väikeste lõõtspillide ühingust lahendamas erinevaid juhtumeid koos naisega. See on, mis ta mingi ohtlik lend. 6 lõõtspillid. Tuli ära. Väga hea. See oli see, kuidas heavy bandis proovis mõrvati naislaulja, mis siis saama hakkab. Ei, see on super sari. Ma olin 2009 New Yorgis ühe suvel. Kas see on Mait Malmstenis või minusse saade, ma ei tea. Aga lihtsalt mul oli koduigatsus nii suur ja ma vaatasin järjest ETV kodukalt need ohtlikud lennud ära. See oli päris hea. See on nagu, see teeb mingi uue laine. Twitteri noorte seas on ohtlik lend hästi populaarne. Kättemaksukontor ka. Mingi kõik on paadunud fännid. Aga see Matt Verega seoses, kas sa tahtsid ka Eurovisiooni hostiks minna ja ta sealt võttis sulle ära koha või seal ei olnudki variant? Ei, seal isegi vist toimus mingi casting ja oligi jah, lugesime mis prantsus keeles numbreid ja ta luges vist paremini. Ta tegi seda, kes oli see Benno seal, oli ta Benno ja Vikmani poistes? Jah, Benno. Benno, seda ma mäletan lapsena, et see Matur tegi pulli Bennona. Nii, läheme edasi. Järgmine sari. Sari ajakirjanikes, kus on teadaolevalt kõige halvemate eriefektidega UFO-taldrikus seen Eesti teleajaloos. UFO-taldriku? Sari ajakirjanikest. Sai ajakirjanikest või? Jah. See on vaba riik. Huvitav, kes see mees ajakirjanikku mängis seal? See oli mina. Aga mis UFO-st see? Seal oli üks hästi halb osa, mis ma hiljuti sattusin. Ma olen pervert selle koha pealt, et mulle meeldib neid Eesti kanaleid vahepeal vaadata. Ja see näitas vaba riiki, väga äge soenguliselt keskselt lahku. Fransil on sama, tagasi tulnud täiesti. 20 aastat hiljem. Ja seal oli mingi UFO invasiooniga, uurisite seda
ja mingi vanamutt rööviti ära või midagi ja see oli 96. aasta nagu ufo-taldrik, siuke hästi halb. Ja siis vanamutt midagi oli ja see oli nagu, no ikka, no nagu screensaver oleks pandud nagu. aga kas see oli samal ajal kui X-Files oli, et siis mõeldi, et ma arvan küll, et see oli X-Filesi siukses tuules ja nii. Aga Mait, palju sa üldse enda asju vaatad? On sul kodus siuke altar, kus on kõik DVD-d ja kui sõbrad külla tulevad, et mis me siis täna minu filmograafist vaatame? Ei, selliseid õhtuid me ei ole korraldanud, aga ei ole, mul on arvatavasti mõned asjad nägematagi, kus ma olen teinud, et kindlasti on. Okay. Neid ENSV osasid näiteks on kindlasti. Isegi mina pole neid ühtegi näinud. No võt. Aga veri oli, kusjuures neid ma vaatasin ka uuesti, see päris hea oli isegi kohati, sest päris arst kirjutas seda ju. Päris arst kirjutas, ma ei mäleta ta nime enam. Päris arst, ma mõtlesin keegi päris arst. Päris arst. Päris arst. Ma ei mäleta tähtada nime, aga igast päris arst kirjutas. Nii. Järgmine. Kas arvad ära, mis seriaaliga on tegu? Seriaal, mis räägib raha tegemisest, samal ajal ise raha tegemata. Ja oma kruule maksmata. Raha tegemisest, ise raha mitte tehes ja võttemeeskonnale mitte makstes. Raha tegemisest rääkis pank äkki. Just. Kas sa vaatasid mõne osa ära ka või? Ma olen mõnda osa vaadanud küll vist, jah. Siis juba erineb meist. Ja viimane. Noore poisi enesavastamine lingvistilises filoloogilises maailmas. Noore poisi enesavastamine. Väga noore. Lingvistilis-filoloogilises maailmas. Ta on isegi päris nagu ajalooline sari. Üks esimesi siukseid. Kas see on see, millest on meemid tekkinud ka, et mingid horrorid, et milline Ida-Euroopa laste saate, liiga palju? Ma ei tea. Ma annan ühe vihje. Ivo Eensalu. Mängis seda poissi. Noor Ivo, keskkäärine Ivo Eensalu mängis poissi. Mõmmi Abits. Just. Ja. Selge. Väga hästi kirjeldud. Mis see oli liitsõna? Lingvistilis-filoloogilises maailmas. Ma ei tea, kas see tegelikult päris lingvistid ja filoloogid ütlevad, et tõenäoliselt see ei ole nagu õige kirjas, aga ma kuidagi puusalt tulistasin nagu. Aga see on jah, see Mõmmi Abits on minu meelest jõudnud kuskile neti varamutesse. See on välismaale jõudnud. Jah, et miks mul on traumad, lapsepõlve traumad Ida-Euroopas ja siis on Mõmmi Abits. Ei, seal on Mõmmi Abits, seal on see Kivinõid, Leopold, kõik, just ma mõtlen Leopold. Moplis. Huudis, nagu Leopold, lastesõber. Ja siis on, mul on ka mingi väike siuke udusuule tegelane. Äpu. No on nagu väga veider. Ja samas käpapatrull, ma ei tea. See oli meie osa siis Salumetsa ehk Mait Malmsteniga. Nii et aitäh, Mait, et tulid. Ja veidikene. Loodame, et väga tore. Loodame, et see 3 tundi, ma ei tea, kergendus su. Okei, oli väga mõnus, jahe on siin. Ei, sa võidki chillida siin, meil on tegelikult. Me lähme ise vaikselt ära, see on pikali.